Mati vlogis te võib-olla nägite sellist ümbrikut juba siis kui nad seda mulle mingi sünnipäevärki tegid, onju. Seal vist ütles, et siin minu kanalil vlogis te näete, mis siin ümbriku sees on. Ja ma siis mõtlesin, et ma nüüd täna näitan, mis siin sees on. Siin sees oli selline asi. Siin kirjas esmaspäeval juba minu seljas. Täna on neljapäev ja see ei ole minu seljas. Aga ma sain informatsiooni et täna ma saan selle kätte ja täna te näete siis, mille kohta see käib. Kui keegi nägi, siis siin taga on pilt ka selle kohta, kui keegi tähele pani. Praegu me lähme nüüd Rauno juurde ja me lähme teeme kõik koos ühte videot. Aga oota, lähme nüüd, mul on jube kiire. Oh my god, ärge niimoodi enam kunagi kukkuge. Aga ma enne rääkisin sellest seesama kingitus, see mis pidi esmaspäev minu seljas olema, onju. Näed, see ongi see värk. Ja öelge suured tänud neile siin. Kontoriinimesed, tööinimesed. Aga tegelikult mul ei ole mitte midagi rohkemat rääkida. Ehk siis näeme nüüd kohe Rauno juures. Kaameras ei ole mitte midagi. Näete, me oleme siin Rauno juures. Kaameras on mitte ühtegi seda. Vaata, siin on paar inimest. Ja tegelikult meil sai just juba filmitud. Ja Carlos teeb, ma ei tea miks, aga Carlos teeb mingi pannkooka siin praegu. I got a keys. I got a keys. Ja jah, noh, Rauno ise on seal. Likeige seda vlogi, kui te tahate ka siia tulla. Jaa, siis mul on seda kõik asjad teada. Hea viis, kuidas like saada. Näe, mida sa mängid Ilauit? Oskad ka, näe? Ei oska. Aga nüüd ma pean rongi peale minema ära. Nii et ma pean jälle kaamera ära panema. Tšau. What time rong läheb? Täna on jube kohutav vlog olnud. Täiesti pekkis. Kas ma olen kokku teinud ainult mingisugune 3-4 kaadrit või? 3-4 klippi või? Oh my god. Aga ma ei taha, et see vlog niimoodi jääks ja ma ei saa homseks edasi lükata seda, sest mul on homme teised plaanid juba. Ehk ma mõtlesin, et ma teen siis teiega väikse Q&A nii kaua siis. Ja näete, ma praegu mõtlesingi, et võtan siin näed oma Facebooki lahti. Ja nüüd alustame Q&A-ga ja nii kaua küsimused tulevad, ma lõpetan oma jäätsesi, mis sulab ju päris pikka aega. Palun minge minu Facebooki lehele ja ma postitasin sinna postituse, kus ma küsisin teilt Q&A jaoks küsimusi. Nii et you know what to do. Nii. Alustame Q&A-ga ja tänases Q&A-s osaleb ka Timo. Alustame siis. Kas mul on mingeid allergiaid ja kui on, siis milliseid? Vaata, tegelikult see kaamera nurk on jube ebamugav praegu. Mul tegelikult ei ole vist allergiaid nagu... Ma tean, mul kunagi oli see, et kui ma sõin mega palju mingi kakaod, jõin mega palju kakaod või siis sõin hästi palju šokolaadi, siis mul tekkisid räige punnitsi ja niimoodi. Aga muidu mul enda teada küll ei ole. Kui mul oleks mingisugune supervõime, siis mis supervõime see oleks? Tahaks mega kiire olla. Nagu mul alati on siuke asi, et mu lemmik superkangelane on Flash. See on see vend. Ja need, samamoodi ma olen praegu punane.
aga ja no tema see supervõime ongi siis mega kiire olla ja ma ei tea, see on lihtsalt kind of cool or something. Mis on su või mis on minu üks suurimaid unistusi? Teate, mis ma selle peale vastan või? Ma ei ütle oma unistust ära. Ütleme nii, et te ei oskaks elus arvatagi, mis mu unistus on nagu minu unistus ja minu mitte käitumine, minu väljanägemine, need nagu ei lähe absoluutselt omavahel kokku, aga jah. Ma ütlen see, kui ma äkki unistuse välja ütlen, äkki see samas nagu soovidega. Kui ma soovi välja ütlen, siis see ei pruugi täituda, äkki see samas unistusega ja ma parem ei ütle. Kui see kunagi täitub, siis ma annan teada. Iseloomusta YouTube. Mis kuradi kanal see on, oota, ma kohe vaatan järgi. See oli nii halb nali. Mega lahedad. Kõige kenamad poisid Eestis üldse. Parimad YouTuberid Eestis. Mitte keegi ei biidi neid. Mitte keegi ei hakka kunagi biitima ka neid. Mitte keegi isegi tohi mõelda selle peale, et ta kunagi ei biidiks neid. Ja omadussõnu on liiga palju, et need ette lugeda, ehk siis ma parem lõpetan siin kohe selle ära, et video liiga pikale ei veniks. Millal teete jälle YouTuberite laivi? Ütleme nii, et meil võib-olla on see asi plaanis, aga tegelikult meil on nagu veel suuremad plaanid kui see live. See live oli siuke, live oli soojendus sellele kõigele praegu. Live oli see, et rahvast saaksid üles kütta, teavitada inimestele, et on siuksed nagu Eesti YouTuberid, aga see, mis nüüd hakkab tekkima, siis palavaks võtab. Kes on siis minu lemmik YouTuber? Mu lemmik YouTuber on Roman Atwood. Kui te ei tea, kes ta on, siis jälle see vend. Ja ma ei tea, ta on lihtsalt amazing. Võib-olla üks unistusi ongi olla lihtsalt nagu, ma ei tea, temane. See ongi üks unistusi. Mõtlesin välja selleks, ei täitu mitte kunagi nüüd. Siin on küsimus. Kas see Timo on sulle tähtis? Kõige tähtsam. Tal on mingi karv siin. Siin on üks karv. Kõige tähtsam olevus üldse. Ta on mu ainuke sõber, kes mul nagu legit, nagu reaalne sõber, kes nagu ei lihtsalt ei uiaks kogu aeg ja oleks nagu normaalne. Ta on tore. Ja teeme niimoodi, kui Timo Instagramile tuleb 2000 jälgijat, siis ma räägin Timo minevikust natukene. Tal on tegelikult väga-väga raske minevik olnud. Aga kui me suudame teha 2000 jälgijat talle, siis ma räägin, mis tegelikult Timo elus toimunud on. Ja Timoga on mul veel paar plaani, mis varsti on tulekul. Nii et hoidke hinge kinni. Siukest küsimus tuleb päris tihti, et kas enne kui ma alustasin selle kõigega, või no, kui ma just alustasin, siis kas ma oskasin kunagi arvata, et ma võin jõuda kuhugi siuksele utoopilisele maale, nagu ma praegu jõudnud olen, kus ma teen kõike seda jura nende Eesti suurte kuttidega siin, siis ma arvan, see on juba piisav vastus, kui ma ütlen, et ma tähistasin hullupööra seda juba, kui mul sai 100 subscriberit täis. Ehk no arvatavasti ei osanud seda niimoodi oodata. Aga no näed, elu võib meile kõigile vingerpussi mängida. Mina jõudsin oma ootustes kaugel eemale ja ma ei tea, siiamaani tasakesti lippan, kuigi nüüd on see maha rahunend. Gregor aeg on tulnud. Ei ole minu aeg midagi tulnud. Varsti läheb hulluks alles, siis tuleb minu aeg. Ma ütlen teile siin. Siin on küsimus, miks on hea olla Gregor Lillemets, sest siis su parimaks sõbraks on Timo. Timo ei ole mitte kellegi teisele parim sõber veel arvatud minule. Miks sa peaksid tahtma olla Gregor Lillemets, siis sellepärast, et Timo armastab sind siis. Mis meeldib mulle YouTube'ide juurest kõige rohkem? Ma arvan, just see meeldibki, et me kõik teeme sama asja, ma ajame nagu täpselt sama rida, ma ajame oma nende videote jura siin kohas on ju. Ja just ongi see kuidagi ühtlus ja sõbralikkus ja nagu me kõik, kes me seal YouTube'is oleme, me nagu sobime kokku. See on see, et kui me saame kokku, näiteks täna me saime just kokku ju ja tegime jälle video. Ja kui me nagu kokku saame ja teeme videot, siis nagu meil video tuleb ülilihtsalt välja. Nagu ülilihtsalt tuleb see video sünnib, aga see tuleb mega hea.
see ongi nagu, me sobime nii hästi kokku, et ükskõik mida me ka koos ei teeks, see tuleb super lihtsalt. Lemmik sotsiaalmeedia koht, mul on arvatavasti Snapchat, sest see on nagu koht, kus ma veedan nagu 70% oma sotsiaalmeedia ajast üleüldse vist. Nagu ainult Snapis istungi päevad läbi, et see on mu lemmik. Ja kui tahate Snapis lisada mind, siis see tekib vist kuhugi siia. Kui palju läheb mul aega video editimiseks? Olen editinud videoid poole tunniga ära, olen editinud videot 8 tundi. Ja ma räägin praegu niimoodi, et ma ei tee mitte ühtegi pausi. Nagu ma editin 8 tundi järjest ja ma olen editinud pool tundi järjest. Nii et nagu see vahemaa on nii erinev. No ma ei saa mitte kunagi öelda, et kindlalt aega kaua ma videot editin, sest see võib olla nii erinev lihtsalt. Aga ma arvan, ma siin samas kohal lõpetan selle Q&A ja tegelikult enne mul on teil üks küsimus, mida ma tahan teilt küsida. Aga enne kui ma seda küsin, siis mulle tuli täna mingi pakk. Näete, siin peal on kirjas Gregor Lillemets ja mõtlesin, ma avan selle koos teiega siin. Ma enne nagu katsusin seda õrnat siin ja ma tundsin mingi šokolaad sees, aga kiri ka. Aga ma murtsin šokolaadi katki enne, nii et sorry, kes oli kannaks kinkas mulle. Näete, šokolaad. Sellest ma just rääkisingi. Ja siis on siin sees kiri. Siin on milleks Adidas, Creedid, On, Kaamera, YouTube'id, Sportland. Ma hästi ei keti, mida siin öelda tahetakse. Milleks Adidas, Creedid, On, Kaamera, YouTube'id. Iseenesest on jumal lahedalt tehtud. Tutvusin sinuga 8Made'i kanalil. Olete parimad, tehke veel videoid. Gabriela. Nice, very nice. Tutvusid seal 8Made'i kanalil. Võt see oli ikka, need olid ajad ikka mees. Need olid ajad. Nii, nüüd mul on teile üks küsimus. Ma olen juba nagu tükk aega olen vaadanud seda, et vaadake, mul on kaks erinevat kanalit nagu Gregor Lillemets ja Gregor Second TV on ju. Mul on praegu siuke seis, et nagu Gregor Lillemets on siuke meh-kanal, vaata niimoodi, et ta nagu vahepeal tuleb üks video nädalas, siis üli harva tuleb 2 videot nädalas, siis vahepeal tuleb üldse videot on ju. Ja siis Gregor Second TV on siuke, et tuleb üks vlog nädalas. Vaata, hetkel on mul nagu 2 siukest mehi kanalit nagu pool ära unustatud on ju. Aga mis siis, kui ma paneksin need 2 kanalit ühte, siis mul oleks nagu üks mega aktiivne kanal ja mul tuleks siis vähemalt 2 või 3 videot nädalas, mis oleks jumala super. Ja see oleks nagu palju mõttekam, kui hoida 2 nii mitteaktiivset kanalit. Ehk kuhu ma selle jutuga jõud tahan on see, et ma panen infonuppu siia. Seal on küsitlus, et kas te sooviksite, et ma viiksin või nagu, et hakkaksin vlooge postitama Gregor Lillemetsa kanalile, mitte Gregor Second TV'le. Minu meelest nagu palju mõttekam on ju teha üks megaaktiivne kanal, mitte 2 siukest meh-aktiivset kanalit. Ja tegelikult ma päris kaua seda tahtnud teha juba, aga lihtsalt ma ei tea. Ja mul on nagu mõte olemas, millest võiks siis saada nagu Gregor Second TV, nagu kui see ütleb Second TV, siis sinna võikski tulla, ma ei tea. Nii palju, kui mul neid bloopersid võib tekkida või nagu neid kaadritagusid, siis ma võin nagu neid vahepeal vaata sinna panna. Siis oleks nagu üks aktiivne kanal ja siis no see Second TV, no see hajuks enam-vähem päris ära. Ainult võib-olla need kaadritagusid, aga no neid mul ei tule nii palju, sest mul ei ole ju mingi suur produktsiooni värki. Mul lihtsalt praegu üks kaamera, seal üleval on LED-lamp. Selle kaamera peal on mikrofon ja siin all on statiiv. Mul ei ole rohkem mitte midagi. Eks nagu väga neid bloopersid või neid kaadritagusid ka ei tule ehk. Aga igatahes, lõpetame siin kohe selle kõik värgisärgi ära. Lõpetame see päev ära. On aeg õhtule minna, kell on juba 10 ja ma tahaks selle sama video ära montida ja üles panna. Ma ütlen ühe asja veel ära. Paljud küsivad siin, või no päris paljud enamus siin on see, et räägi oma mingi piinlikust olukorrast või mis on sul piinlik olnud, siis teeme niimoodi. Kui see vlog saab siin 800 laiki, siis ma selleks ajaks mõtlen mingi endal mega piinlik olukorra, mis ma kunagi olnud on. Ja siis järgmises vlogis ma lõpus siis räägin oma selle mega piinlik olukorra teile ära siin. Nii et kui tuleb 800 laiki, siis ma räägin piinlikust olukorrast, kui ei tule, siis näe. Ise kuulda ei taha siis Aga mis ma ikka kaua jokutan siis, suur tänud vaatasite. Näeme teid juba
ma ei tea, kas ma nädalavahetusel filmi või mitte, mul tulevad nagu vanaisa ja sugulased ja kõik tulevad sünnipäeva tähistama mulle, aga no kui ma filmin, siis ta näete esmaspäeval juba videot. Aga kui mitte, siis näeb nädala pärast. Ja võib-olla vahepeal tuleb mingi kanali video ja olge muhedad, olge sama lahedad asja, kui te olete ja Timo, ütle tšau neile. Mõtleme Timole mingi hääle välja praegu. Kuna ta on 12, siis ta on päris hereda häälega, ehk siis tšau!